Kas teie olete ka uudishimulikud ja tahate teada, mismoodi need presidendi vastuvõttu ja punase vaiba kleidid lähemalt välja näevad? Käisin mina Eesti Rahva Muuseumis ja praegu on seal veel viimaseid päevi lahti näitus Külatänavalt punasele vaibale ja väljas on seal siis väga pidulikud kleidid, milles on kasutatud Eesti rahvusmotiive. Ja mina vaatasin just selle pilguga, et millised on seal tikandid ja kuidas neid arhailisi ja traditsioonilisi tikandeid tänapäeva võtmes on siis tikitud. Et kui te tahate minuga koos lähedalt neid vaadata ja natukene ka kleidi saballa piiluda, siis kohe algab video. Ma usun, et selle kostüümi tunnevad paljud ära, tegemist on siis disainer Ülle Suurhans Pohjanheimo loodud kostüümiga presidendi vastuvõtuks proua Evelin Ilvesele. Ja siin on siis kasutatud Halliste rahvariideid. Mulle muideks Halliste rahvariided tohutult kunagi meeldisid, et ma mõtlesin, kui ma endale midagi tikin, mingid rahvariided ise, siis mulle jäi just silma see Halliste rahvariidete puusapõll. Ja originaalsena on jäetud siia kostüümile siis ainult see puusapõll ja tikitud on ta loomulikult käsitsi. Nii palju kui ma tean, siis tegemist on naisterahvaga, kes tegelebki rahvariiete tikkimisega ja tunneb seda asja läbi ja lõhki. Ja ülejäänud kostüümil on siis kasutatud lihtsalt mõnes kohas neid tikandi ornamente krae juures, selja peal. Kui seda puusapõlle nüüd lähemalt vaadata, siis on näha kõik siin see ornamentika, mis Halliste tikandis peab olema. Need ristid, need rattakujud, igal sellel ornamendil on oma tähendus, igal värvil kusjuures on oma tähendus, aga mis selle tikandi nagu hästi glamuurseks teeb, on see, et siin on kasutatud siis hästi tänapäevaseid materjale lisaks lõngale. Siin on kasutatud nimelt klaashelmeid. Klaashelmed on tohutult säravad, tohutult läikivad ja ma vaatan, et siin on tehtud ka lausa tikitud nende helmestega, mitte lihtsalt kaunistatud. Et kollane värv tikandis üldiselt tähendab päikest ja sellist helgust ja rõõmu. Ja mulle tundub, et sellised väiksed päiksed ega siia tikitud on. Mind nagu väga rõõmustas see, sellepärast, et ma olen kogu aeg kartnud seda, et kui ma tikin mingisugust rahvuslikku mustrit, et siis ma pean jääma nende traditsiooniliste materjalide juurde. Aga siin ma sain nüüdki selle kindluse, et tegelikult kui ma tahan midagi väga pidulikku saada, siis on täiesti okei kasutada kõike seda, mida meil tänapäeval poes on saada. Selle kleidi puhul ma ei oska ütelda, kes on selle kleidi autor, ma ei oska ütelda, mis puhul teda on kantud. Ma jäin vaatama seda, et siin ei ole mitte mingisuguseid muid kaunistusi peale selle tikandi ja siin ei olegi vaja sellepärast, et need maikellukesed ja mis seal on siis võõrasemad või pääsusilmad, nad on iseenesest nii ilusad ja värvilised. No rohkem ei olegi midagi vaja, aga mis ma jäin mõtlema nagu vaadates neid tikandeid ja millele ma olen juba ka varem mõelnud on see, et kogu aeg tahetakse nagu väita seda, et liiga palju värve ja liiga kirju on ikka liiga maitsetu ja kõige parem eestlane on see, kes kannab 50 pruuni varjundit enda kostüümis või parem musta või halli. Et mina vaidlen sellele nagu vastu, sellepärast kui me vaatame Eesti rahvariideid, siis Eesti tikandid ja rahvariided on tohutult värvilised. Ja miks nad on värvilised? Üks muu tikkija rääkis, et kuidas tema neid tikkimismustreid loob. Ta läheb suvel aasale, ta läheb õue, vaatab, mis on värviline, mis on ilus, selle ta sinna oma mustrisse paneb. Ja mina julgustan küll kõik, et ei maksa neid värve karta, sellepärast et see on eestlaslik, sellepärast see on meie rahvariia. Nüüd see kleit on jälle selline, mida paljud tunnevad ära, tegemist on siis jällegi proua Evelin Ilvesele loodud kleidiga. See kleit tekitas siis palju poleemikat sellepärast, et ta oli väga sarnane ühe Diori pruutkleidiga. Aga mitte sellest ei taha ma rääkida. Kleit on iseenesest valmistatud täissiidist ja siin kohal minu suured vabandused Eesti Rahva Muuseumile. Nimelt ei suutnud ma vastu panna kiusatusele oma sõrme otsaga ikkagi seda täissiidi katsuda. Sellepärast, et käsitöölistega on selline asi, et meil ei ole mitte ainult nägemismeel ja kuulmismeel, et meil on väga arenenud ka kompimismeel ja väga palju informatsiooni. Mina saan küll oma käte kaudu. Mul olid käed pestud ja ma tõesti tegin seda hästi kergelt. Ma tahtsin katsuda seda siidi, mille meetri hinnaks öeldakse, et on 200 eurot. Aga hoopis olulisem muidugi on see minu jaoks, mis on seal seeliku saba all. Ja natukene on mul kahju sellest, et see kõik ei paista siin hästi välja, sellepärast et ma tean, et siin peaks olema tikandid 3 meetrit. Selle mannekini peal ta siin ei ole piisavalt kahar ja see tikand ei paista väga välja. Aga mis tikand seal on? Jällegi käsitöö. Ma lugesin, et selle tikkimine võttis aega vist 3 kuud. Ja ta on sinistes ja hallides toonides.
sellepärast et inspiratsiooni allikaks oli Läänemeri. Kui vanasti kasutati litreid selleks, et seda helki sinna lisada, siis tänapäeval loomulikult on selleks meil Swarovski kristallid. Ja ma lugesin, et siin peal peaks olema 5000 Swarovski kristalli, et esialgu pani see mind natukene niimoodi kulmu kergitama, sellepärast et ma ise teen tantsukostüüme ja viimasel kostüümil mul oli 4000 kristalli ja mulle tundus, et seda on palju rohkem kui selle kleidi puhul. Aga siis ma sain aru, et selle kleidil on liimitud 1–3 millimeetrised kristallid, mis on ülipisikesed. Neid ei paista üldse välja selle tikandi pealt, aga siis, kui sa liigud või valgus kuidagi liigub selle kleidi suhtes, alles siis lööb see sära välja. See kleidi nime vist oligi Läänemere teemant. Jah, et selline särav. No selle kleidi puhul ei saa ütelda, et otseselt oleks tikandiga tegu, sellepärast, et kleit on kaunistatud müntidega ja inspiratsiooniks on olnud siis setuehted ja hiiurõhud. Aga vaatamata sellele ma panen ta ikkagi siia alla, sellepärast, et kõik need mündid on ükshaaval sinna kinnitatud ja ma tean, et see võttis aega mitu kuud. Et iseenesest ei ole ju vahet, mis materjalist asja ma sinna tikin. Ja kuigi ma tean, et paljud jäävad minuga eri arvamusele, siis mulle see kleit väga meeldis. Ma ei oska nüüd ütelda, kes on selle kostüümi autor. Mul on üks nimi nagu kõlgub meeles, aga ma ei hakka ütlema, et äkki ma eksin. Selle kostüümi puhul on siis see, et ta meenutab siis nagu meie käiseid, mis on ära tikitud. Aga selle vahega nüüd, et see tikand on tehtud täiesti ilma lõngata ja kasutatud on kaasaegsed materjale, on siin litreid, mida oli küll ka vanasti, aga on siis igasugused metallhelmed, klaashelmed, klaasis sellised pulgakesed, kõik nad on ülisäravad ja minu meelest on see hästi tore variant, et ma võtan sellise mustri, mis on ammu loodud, ja teen tast täielikult sellise helmest tikandi, mis on hästi tänapäevane, glamuurne ja särav. See kleit on nüüd minu absoluutne lemmik ja ma tean, et ka üldises mingisuguses küsitluses oli see üks Eesti rahva lemmikumaid proua Evelin Ilvese presidendi vastuvõtu kleite. Ja mulle lihtsalt meeldib ta igas mõttes, mulle meeldib ta disain, mulle meeldib ta, kuidas ta seljas istus, aga selle kleidiga on nüüd selline asi, et sellel on nagu hästi palju autoreid, sellepärast et kõigepealt tikandid on teinud üks inimene, kes on oma ala professionaal, siis need Haapsalu salli mustrite järgi kootud kleidil on oma meister ja kokku on selle siis kleidiks ja jakiks disaininud 2 disainerit. Muidugi teevad glamuurseks 1000 Swarovski kristallid, ma ei oska ütelda, kui palju seal neid on, aga neid on päris mitut erinevat värvi ja terve kleit on sellega kaetud. Ja selle kleidiga seoses mul tuli nagu kohe meelde selline asi, mulle puhtalt meeldib see, et on kootud see pealmine osa, mulle meeldib see Haapsalu salli motiiv ja alati räägitakse, et kui kallid need kleidid on sellepärast, et seal on palju käsitööd ja disainerid ja professionaalid võtavadki sellest väga suurt raha, mis on täiesti loomulik. Aga näiteks selle aasta presidendi vastuvõtul ma tean vähemalt 2 presidendi vastuvõtul osalejat, kes teevad ise käsitööd ja kudusid või siis heegeldasid endale ise taolise kleidi, see tähendab, et aluskleit on õmmeldud ja pealmine kleit on täielikult käsitsi kootud, heegeldatud. Aga ma ei tea, kas nad ise tajuvad seda, kuivõrd hinnalist asja nad tegelikult seljas kannavad. Järgmised 2 kostüümi on siis Katrin Kuldmaa kollektsioonist nimega Muhu Couture ja kasutatud on siis seal Muhu tikandid ja tikitud on ta masinaga. Ja natukene on siis kaasajastatud neid mustreid, natukene on neid toone muudetud, kasutatud ilusaid lilli, karikakrad, murtud südamed, roosid, see lihtsalt ongi kõik värviline. Ja loomulikult siis on kaetud see kõik siin, vähemalt selle kostüümi puhul, Swarovski kristallidega. Näitusel oli muidugi neid kostüüme ja kleite hästi palju, aga minu kaameratte jäid täna just need variandid. Ja ma loodan, et ma ei olnud ainukene, kes siit mingit inspiratsiooni tulevikuks said ja soovin mu kõigile loomingulist käsitööd. Aitäh vaatamast!